See on ilmselt see küsimus, millele ma alati vastan ja mis mul alati meelel mõlgub. Ma mõtlen sellele. Kuna ma tegelen inimeste vaimse arenguga ja vaatan alati oma õpilasi väga tähelepanelikult, et näha, kui paljud neist on tõeliselt vaimse arenguga seotud ja kas nad järgivad seda teed õigesti või nad lihtsalt kasutavad ära vaimset arengut. Neid on ka päris palju. Muidugi see on mõistetav, elu on raske, keegi pole õpetanud neile, kuidas õigesti elada, paljud kannatasid, paljud olid kurvad, paljud elasid üle hävimisprotsesse. Ja siis nad said teada, et on olemas mingi vaimne areng, tänu millele saab lahendada kõik maised probleemid ja jõuda kõrgemale elu ja evolutsiooni tasemele. No muidugi kasutavad paljud inimesed vaimset arengut siis ära. See on alati näha. Te küsite, kas vaimne areng aitab selliseid inimesi? Muidugi aitab. Ma võin öelda, et looja mõistab teid samuti. Mitte ainult mina saan teist aru, vaid ka looja mõistab teid. Ja ta mõistab, et kõigepealt tuleb veenduda, et vaimne areng aitab tõesti kõigis eluvaldkondades. Ja see ongi tõesti nii. Ja see on täpselt nii ja kui looja pöörab teile tähelepanu mõnes teie eluvaldkonnas, aidates teil neid probleeme ja neid ülesandeid lahendada. Ja te näete, et jaa, see ilmselt toimib, siis on vaja sellesse uskuda ja sellega edasi tegeleda. Ehk kõrgem jumalik hierarhia äratab teis huvi vaimse arengu vastu, kuna ta mõistab, et inimene on materiaalne ja ainult mateeria suudab seda inimest köita. Ja nagu paljud ütlevad, aga mida ma sellest saan? Mida siis? Te saate hea elu. Teil on antud võimalus elada. Paljud inimesed elavad praegu oma viimast elu ja lahkuvad siit ilmast igaveseks. Kuid teie saate vähemalt sündidagi. Võib-olla te sünnite uuesti mitte siin maa peal, vaid jõuate kõrgemale tasemele ja jätkate elu juba arenenumatel vaimsetel planeetidel. Ka nii võib olla. Kuid kas te mõistate, et vaimne areng ongi elu ise? See pole midagi sellist, et näiteks, et ma panen ühe mütsikese pähe, las kõik näevad, et ma arenen vaimselt või panen selga mingi maani kuue, mingi rüü, mis ulatub maani ja las näevad kõik, et ma arenen vaimselt. See on mäng. Jah, tõepoolest see on mäng. Mu sõbrad, vaimne areng on seisund. See on inimese elu omaenda tegelik seisund, kui sa elad tõelises sisemises seisundis. Kui sa ei mängi, kui sa ei karda midagi, kui sa ei ole millegi teenistuses, kui sa oled õnnelik selle üle, et sul on teadmised, arusaamine ja sisemine vabadus. Sa mõistad, et miski ei saa sind hirmutada, sa ei karda isegi surma, kuna sa mõistad, mis on surm. Sa aktsepteerid seda ja sa mõistad seda ning kui see saabub, siis oled valmis vastu võtma ka seda seisundit. Ja vaimne areng, sõbrad, see on inimelu alus. Te tulite kõik siia ainsa eesmärgiga vaimselt arenema, kuid mida see omakorda inimesele avab? See avab inimesele iseennast, oma potentsiaali, võimeid, inimlikkust, identiteeti, individuaalsust, avab teie hinge. Kõik see on muidugi tänu teadmistele, ilma teadmisteta ei toimu mitte midagi. Teie teadvus laieneb, mis koosneb kogutud teadmistest. Teie meel hakkab nägema, tundma ja mõtlema kõrgema meele mõtetega. Ja te mõistate, et pole lihtsalt inimene, vaid te olete Jumala inimene. Isiksus, kes oli, on ja jääb igavesti olema. Kõik see, mis teid ümbritseb, on selleks, et teie kui isiksus saaksite avaneda ning edasi liikuda maailmadesse, uutele planeetidele, kus on rohkem arenenud vaimne kultuur ja kus te saaksite endast veelgi rohkem avada seda, mis on kõrgema looja poolt teile ette antud. Ja paljud inimesed lihtsalt mängivad vaimsust. Paljud inimesed naeratavad kombekohaselt, kuid neil puudub sisemine rõõm. Ütlevad meeldivaid õigeid sõnu, kuid tundeid neis ei ole. Me näeme, et paljud inimesed muutuvad mitte inimesteks ehk bioloogilisteks hingeta robotiteks. Nad õppisid mingit tööd tegema ja teevad seda tööd, aga tunded seal pole. Pole seisundit, pole hinge, pole kavatsusi, pole rõõmu,
Pole vaimustust sellest, mida sa ütled, teed, mõtled. Inimene on ju Jumal, ta on ju looja, ta on armastus ja kui inimene elab armastuseta elu, roboti elu, siis ta pole enam inimene. Aga teate, kes ta on? See on inimene, kes on kaotanud oma olemuse ressursi, oma individuaalsuse, isiksuse ja identiteedi. Ja tõepoolest praegu elavad paljud inimesed juba sellises seisundis, mu sõbrad. Vaimne areng ei aita enam neid. Nad ei saa sellega enam kunagi tegeleda. Nad ei taha isegi vaimsust mängida ja nad ei saagi seda enam teha, sest neil pole enam hinge. Ja kui isegi on, siis nende hing töötab ainult maatriksi süsteemi heaks. Need on süsteemi inimesed, kes on süsteemis, töötavad süsteemi heaks. Kuid vaimne areng on tõeliselt üleva rõõmu seisund, see on võimaluste seisund. Sa tead, et sa saad kõigega hakkama, sa ei karda midagi, sa juhid iseennast ja oma elu, sa oled õnnelik selle üle, et sa oled olemas. Sa oled õnnelik oma olemuse üle, selle seisundi üle, mis sinus elab. See on jumalik seisund. Ja sa tunnetad iga hetk endas jumalikku kohalolu ja just selle seisundiga täidad sa kogu maailma.